Kas teil tuleb ette olukordi, kus tarnija helistab ja annab teada, et teatud artikkel on valimist välja läinud? Näiteks pakite alati oma tootega kaasa sellise kaabli ülemineku, kuid seda enam ei toodeta, vaid selle asemel tehakse hoopis sellist artiklit. Nüüd sooviks struktuurides välja vahetada kõik need artiklid selle artikli vastu. Kas seda tuleb teha ühekaupa? Ei, seda ei tule teha ühekaupa, vaid seda on palju lihtsam teha. Või juhtum number 2, vaatate üle oma artikli baasi ja avastate, et te kasutate etiketeerimiseks 1, 2, lausa 3 erinevat etiketti ja mõtlete, miks mul 3 erinevat on vaja, tegelikult ma saaksin selle ühega täiesti ideaalselt hakkama. Kuidas siis seda teha? Vaatamegi ühe näite läbi. Vaatame esmalt artikleid ja artiklites me näeme, et meil on kasutusel 4 erinevat etiketti ja edaspidi sooviks standardiseerida kõik 100x40 etiketi peale. Nüüd struktuurid on meil üles ehitatud, kuhu on pandud erinevad artiklid sisse ja vaatame siis ka paar näidet läbi. Näiteks võtame siit selle struktuuri, siis siit me näeme, et siia peale on pandud meil etikett mõõduga 70x27. Vaatame järgmise struktuuri, siin on meil etikett mõõduga 100x74 ja võtame ühe veel, näiteks selle siit, siis siin on meil jällegi peal etikett 76x27. Sooviksime siis kõigil neil korraga välja vahetada, siis selle jaoks tootmine, seadistused ja struktuurirea uuendamine. Võtame selle lahti, avaneb aken ning siia me siis saamegi lihtsasti panna peale, et mis on see vana artiklikood, mida me välja soovime vahetada, ehk siis antud juhul 003 ja uus, mille vastu me vahetame, on PA01004. See on meie uus standard ja samamoodi järgmine rida võtame PA01005 ja vahetame ka selle välja PA01004 vastu. Vajutame siit uuenda struktuuride ridu ja tuleb meile teada struktuuride read uuendatud. Okei, ja vaatame üle ka struktuurid, kas nad siis tõesti on ka uuendatud. Vaatame esimeseks seda struktuuri ja näeme, et meil on ilusti peal etikett 100x40 ja vaatame teise näite ka üle ning näeme, et ka siin on meil ilusti etikett 100x40. Ehk siis nii lihtsasti olemegi kogu struktuuri baasis uuendanud ära ühe artikli teise artikli vastu.